tervitus, lihtsalt võimas. Lihtsalt võimas, kui palju annab päike. Näed, lihtsalt vesti panin selga. Nii, memm tõmbas piduri peale. Juuksed sassis, las nad olla. Ja, ärge vaadake juukseid, vaid pange lihtsalt telefon niimoodi, et ei pea üldse mind vaatama. Lihtsalt kuulake. Ja kes siin pikemalt juba kanalil on olnud, siis teavad, et siit tuleb sellist virvarri. Täna tegelikult tahtsin, et Rossi tuleb, siin lumi veel sulab täiega. Rossi tuleb, jah. Täna tahtsin siis sellist asja rääkida, et tuleb nii põnev Zoomi koolitus. Olen hästi maganud. Ja eile mõtlesin, mis see on? Täna hommiku mõtlen, oho. Ja materjali käisin eile veel üle. Ja vaatan veel terraselt üle. Natuke vahest tundub, et nagu juttu on liiga palju, aga tuleb nii nagu tuleb selles suhtes, et mis koolitusega tegemist on, kui sa nüüd täiesti esimest korda siin kanalil loed ja mõtled, et issand, mis ta siin räägib. Et edukuse koodist tulen siis rääkima ja edukuse koodi saab siis ka kodulehekülje pealt www.numbritekeel.ee. Ja siis ma räägin seda, kuidas selle arvutatakse. Seda kõik väga paljud teavad muidugi. Ja see on hea, et te teate. Ja mõte on siis sellest, et teie, kes te tegelete inimestega juba, siis selle te saaksite võtta enda näiteks kas lisateenuseks või siis, kui sa alustad inimesega üldse seda oma, ma ei teagi, kuidas ütelda, protseduuri või, siis selle alusel sa juba saad enam-vähem teada inimese tugevused ja nõrkused. Siis sa saad kiiremini lihtsalt temale ligi. See on hästi hea tööriist terapeutidele, mentoritele, coachidele. Et ma ise pakun välja niimoodi, et te säästate sellega nagu mega palju aega. Ma saan aru, et kui te tegelete seal klientidega, siis te peate kuulama ja kõik muud asjad, aga mõtle, kui hea, kui sul on juba mingid asjad teada, sest inimesest, kui sa muidu ei teaks. Noh, vähemalt see oli see asi, mille pärast mina üldse numeroloogiasse läksin. Tahtsin kiiremini teada, kes on kes. Ja sellest edukuse koodi koolitusel, mis nüüd tuleb, sinna läheb umbes 2 tundi teooria peale. Et võib-olla alguses ma kohe ei annagi teil sõna, ma pigem räägin, siis annan vahepeal küsimusteks aega. Ja siis see viimane tunnikene, siis seal ma vastan täielikult küsimustele. Ja siis chatis saate ka kirjutada. See memm on kadunud, mis ma vaatan praegu mööda kogu aeg. Tada, tuli männi tagant. Ja, et see tuleb kindlasti väga kihvt kohtumine. Siin on päris palju inimesi kogunenud, nii et võimas. Et ma olen nii õnnelik meie kõigi üle, kes me seal koguneme. Ja on tulnud ka kirju, et mis siis saab, et ma õudselt tahan, aga on mingisugused piletid kuskile juba bronnitud aegselt, sünnipäevad ja kõik muud asjad. Siis see salvestus jääb pärast ka müüki siia Fienta lehele, kodulehe kaudu kindlasti informatsioon on olemas ja kõik need asjad, info on seal olemas. Muidugi vaata, kui sa tuled sinna kohale, kui sul vähegi võimalik on, siis täna, kui sa osaled seal, sa saad ise küsida oma küsimuse. Ma millegipärast arvan, et ega siis täpselt mingisugune punkt kell 9 ma ei lõpeta, et kui seal on veel mingid küsimused, siis küsida saab juurde. Aga ja ma lihtsalt, ainuke asi, mis ma siin eile ka mõtlesin, ma vaatasin seda teraselt ja mõtlen, et tähtis on see, et ma nagu teemast välja ei lähe. Ma tahan väga jääda ainult 1-9 nende numbrite puhul, sest kuna ma ise numeroloogias kasutan kuni 22, siis ma vahest mõtlen, et kurjama ka vaata, siis seal on see asi, see on see asi, see on see, mida ma tegelikult teiega praegu üldse rääkima ei peaks. Ja siis ma mõtlen, okei, kontrollin kogu aeg olukorda. Ja vaat, et jääme siis sinna 1-9, see on selline klassikaline värk. Ja siis kellel nüüd pühapäeval on aega? Ma pean memme vaatama, tuleb väga hea, see on nagu väike salaspioon. Vahepeal läheb peitu, siis jälle tuleb välja.
tegelikult täiesti elab oma elu seal. See mets on talle nii tuttav ja tal on see mõnus liikuda. Nii kui ma võtan mingi teise keerdkäigu, nii kohe tal on vesi ahjus. Kohe on eksinud. Ahah, Lussi on seal, issand jumal. Peaks ealeski ära arvanud. Ta on nii kiire. Nii, ametite kohta on siis pühapäeval. Siin on ka päris kihvt hulk meid juba meid. Ikka mina olen üks osalejatest. Jah. Mina õpin ka koos teiega kogu aeg. Sest teie energiat segunevad minuga ja see on hästi kihvt lugu, mis sealt tulemas on. Sest teate, need vestlusõhtud ka, ma ei tea, ma kuidagi vaiksemaks. Vestlusõhtud nüüd hakkavad olema siis iga kuu viimasel pühapäeval ja need on siis virtuaalselt, ehk siis jälle Zoomi kaudu. Et võimalikult palju teid saaks sinna osalema. Ma tegin osalemistasu võimalikult väikseks. Kui ma nüüd ei eksi, siis see tasu on 18 eurot ja ma jätan ka selle sinna selliseks hinnaks. Miks 18? Sellepärast, et mina nimetan 18 on, ütleme siis niimoodi. See on õnne ja õnnetuse number, sõltub millises energias oled. Jah, nüüd, kes kuulab siin 18 päeval sündinud, siis tegelikult teil on Harry Potteri võllukepike, kui te oskaksite seda kasutada. Ja kui sina ei ole 18 päeval sündinud ja tahad ka seda kepikest, siis usu mind, kui me sünnikaardi lahti teeme, siis seal võib see kepikene olla. Oh, näete, otsi, kus ma olen. Oi, siit saaks päris sellise inglimütsi endale pähe. Olgu me kõik valgustatud. No nii, memm on ka valgustatud, väga hea. Õigel teel köhib. Ja teie, kes te siin olite ka mures memme tervise pärast. Memme on tervis täiesti terrav pliiats. Et ma vist ühes videos ütlesin ka, et arsti käest küsitud, Lissi on mingi 14 juba, et Yorkshire Terrieri siis tuleb sinna pardiköha, eriti siis, kui ta on eruttunud. Lissu puhul erutus tähendab see, kui ta eksib, kui ta ei näe, sest ta ei kuule, ei näe hästi. Siis kui ta näeb minu ilusat suurt keha, siis ta lihtsalt ehmub selle peale, et heas mõttes. Muti perse täpselt minu ees. Ohoh, ja mina otsisin seda. Ja nüüd on üllatus. Oli lähemal, kui ta arvas. Nii ta läheb. Nii, lähme siis tagasi pühapäeval. Eks täna on laupäev, täna on siis Zoomi koolitus. Tuleb mega põnev kokkusaamine. Ja pange siis paberi ja pliiats kõrvale. Seepärast, et ma PDF-i meelega ei tee. Teil on järelvaatamise võimalus. Ja saate rahulikult seda õppida, mitu korda selle asja juurde tagasi tulla. Ja kasutage seda võimalust, et võtke siis kellegi teise sünnipäev, kuu ja aasta ka. Et kui te enda oma teate ja seal tundub, et nii igav. Ei. Võta keegi teine. Võt. Ja kui sul ei ole mitte kedagi, siis ma olen enda oma. Ja siis ütlen sulle ka, et siis kõva häälega räägi, milline ma siis olen. Et see oleks muidugi jällegi liiga lihtne, sest enam-vähem teate, milline ma olen. Aga tegelikult ega te kõike ka ei tea. Sest ma ei tea isegi. Oi, kui ilus, vaata. Telefon peaks võtma nüüd fookusesse. Vaatame, võtab fookuses memme. Näete, tuleb. Ma ei tea, mis kell on. Mul tuleb hästi vahva külaline nüüd, täitsa füüsiliselt kohale. Ja klubilised saavad siis näha, kes ta on. Seepärast, et ta otsustas, et klubilistele ainult paneme õigemini sünnikaarti hakkame analüüsima. Ja füüsilise vastuvõtte ma selles suhtes ei tee, nüüd oli erand. Katrin on nii armas inimene. Ma loodan, et ma võin ta nime kasutada. Kutsus mind enda sünnipäevale. Nii lahe oli, täitsa pekkis. No vaat, kui te mõtlete selles suhtes ka, et tahate kutsuda mind kuhugi üritusele, siis ma hea meelega osalen, aga nüüd, sest täna on siis füüsiline selline kontakt, aga siis ma kolin täielikult Zoomi. Et võib-olla 1-2 korda ainult toimub füüsilist kontakti selles suhtes, et tulen kuhugi. Tegelikult on suvel nüüd tulemas küll üks, aga see on hästi sellises algufaasis praegu, aga on üks kuupäev paigas. Et eks siis näe.
ma olen ka põnevil. On nii palju huvitavaid asju, täna ma saatsin nii paljudele inimestele veel kirju. Kuidagi ikkagi täna on nii huvitav koolitus, ma ärkasin suht vara üles. Vaat, mis kell sa üles ärkad tavaliselt? Ma tean, et osad mu kliendid ärkavad ka seal kell 4. Ma iga kord kell 4 küll ei ärka. Reeglina ma ärkan mingi 5 paiku. Aga siis kui on mingisugused sellised asjad, mida ma tohutult ootan, siis ma tahan kiiremini ära magada. Ma olen aru saanud, ma lähen küll kuskil kell 10 magama. Võid ka siia kommenteerida, mis kell sa magama lähed. Vaata, plärisen, läheb meelest ära. Pühapäeval siis me kinni ühe paku juurde. Keegi on nii hästi sirtsutanud sinna peale, et ohoh. Jaa. Vaata, enne kui ma räägin pühapäevast, siis kas te teate seda, et koerte pidi andmagi metsas nuusutades on sama nagu meil on telefon, vaata, mida me näpime. No kui ma noor olin, siis meil polnud. Siis pidi näpima mingit kive. Ma mäletan, mängisime looduses, onne tegime metsas. Vaat, kes on Tudulinnast pärit ja Tudulinnast teab seda Linnamägi. Vaat siis sinna me tegime onne. Õe-vennaga ja siis veel mingid külapoisid, tüdrukud olid seal. Siis me hommikuti tegime mingid leivapoisid kaasa, kui oli teha. Ja siis läksime, siis oli terve päeva seal. Siis ise mõtlesime välja mingi, et kuskil koopas on mingi nõid. Noh, keda ei olnud muidugi. Ja siis, kui varesed lendasid, siis järelikult nõid aktiviseerus. Et ma muidugi ei teadnud seda sõna siis, aga noh, et nõid on tulemas. No võt, kui sa kuulad nüüd Tudulinna poiss või tüdruk, kes sa oled seal ka 50 alla, kommenteeri siia, kas sa ka minuga mänginud oled siis või mina sinuga. Või kas teie, ükskõik kus te ikka ei vaata, millised teie lapsepõlvemängud olid. Ma mäletan, me ikka veetsime tohutult seal aega. Siis ema oli vahepeal vihane, seepärast, et me pidime mustikaid korjama ja maasikaid korjama ja siis mäletan, vennaga ükskord läksime ka, meile anti väiksed mannergad, liitrised mannergad. Aga noh, mustikaid oli nii vähe, et me hakkas monni tegema. Aga siis päevast tuli õhtu ja siis tuli juba peaaegu öö. Ja siis me mõtlesime, et me saame niikuinii riialda, et mustikaid ei ole ja siis me hakkasime monni tegema, et ööseks sinna metsa jääda. Emaga alles rääkisime mingil ajal seda, siis ema korjas seal külainimesed ja hakkasid meid otsima. Ma lõppu ei tea, aga no peksa me ei saanud õnneks vist. Ja. Teate küll neid aegu, vaata siis, kui õpetajad ja lasteaiakasvatajad ja lapsevanemad, et siis selline, kes lööb, see armastab. Noh, ma ei ütle, et nüüd kogu aeg oli seda, aga siiski riieldasid rohkem kui kiidusõnu, see oli lihtsalt selle aja tavaline selline lähenemine, armastuse keel. Jaa, aga võtta armastuse keelest lähme nüüd ametite peale, see tänapäeval on see hästi suur küsimus ja 2026 ise energeetiliselt lükkab meid hästi palju muutusi tegema. Et aasta 2025 oli tegelikult selline mahejätmise aasta. Et siis see, mis ei toiminud, siis see tuli ära lõpetada, aga väga paljud meist ei lõpetanud, mina kaasa arvatud. Minul lõppes nüüd üks asi aprillis ära. Aprill on praegu ju, lõpetan ära. Veel paar korda teen seda, mida ma ära lõpetan, kuna ma ripsmetehnik, siis ütlen teile, ma olen 16 aastat ripsmeid pannud. Ja mu alaselg enam ei taha seda. Ja tegelikult tulevad siia ühed muud asjad, asukoha vahetus tuleb. Ahah, lissu tuleb, ma ütlesin lissud kogu aeg. Ja siis lõpetan sellega ära, aga aprillis lõpetasin ära oma koristusfirma. Ma olen sellest ka nii palju rääkinud. Aga tegelikult kõik see oleks pidanud 2025 energeetiliselt lõpetama. Aga noh, kunagi pole hilja. Parem on teha ise see lõpp. Aga tekib ju küsimus, mida ma tegema hakkan, eks ju. Teil täpselt samamoodi. Ja homme siis ma annan teile ühe teatud valemi. Ma jään jälle sinna klassikaliselt 1-9 numbrite juurde. Aga te saate hästi palju informatsiooni selle kohta, milline amet sulle sobib. Ja teie, kes te olete saanud seal kirjalikke suulise analüüse, siis teile ma soovitan võtta, igal juhul võite tulla ka osalema, seepärast, et seal te saate infot oma lähedaste suhtes.
laste suhtes, kes on alles väikesed teismelised, kõikide suhtes te saate sellise konkreetse valemi. Aga jaa, teie, kes te kirjaliselt suuliselt olete saanud ja ikka nagu on küsimärk, siis võtke see videokohtumine minuga. Et seal ma ei vaata ainult neid numbreid, mida, seal on küsimustik, et millest oled huvitatud, aga siis pane sinna kommentaari, et võtsin kirjaliku analüüsi. Ja me jõuame palju käia selle tunni ajaga läbi. Ja jälle nii nagu ma ütlen, ma pole kunagi vist 1 tundi jäänud, alati läheb üle. 1:15, nii palju kui lihtsalt saab küsimustele vastused. Sest ma vaatan kogu seda pilti, mis seal on. Sest teate, kuidas numbrid räägivad, täitsa pekkis lihtsalt. No, kell on praegu 15:55. Õigemini mitte kell ei ole nii, aga ma olen rääkinud teiega. Issand. Oo, vaadake. Issand, ma ei tea, kas te näete. Ohoo. Hane pere läks meist praegu üle. Jaa, noh, tuleme siis tagasi, mul läks näed mõte kohe ära. Memm on taga, aga jah. Et ametid ja ma vaatan seda, kuidas need ametid teie siis selle eluteega sünkroonsusesse viia, kuidas elutee mõjutab seda. Sealt saab väga palju informatsiooni ja kusjuures tuletan meelde jah, et täna on siis see Zoomis edukuse kood ja edukuse koodist te saate teha endale kõrval selline nagu hobi korras businessi, sissetulekuallika või siis see, et kui sa oled mentor, coach, mida iganes inimestega teeb tööd, siis on hästi hea tööriist, kuidas saada inimesest kiiremini aru. Ja siis muidugi temaga tööd teha ja sa saad aru, kuhu hoopis nagu mõjutada. Mõelda maja ees. Okei, nüüd ma lõpetan. Ja klubilised saavad siis informatsiooni, kes meil täna külas on. Okei, tšau, minge õue kindlasti. Näete, ainult mul on vest peal täna. Näed, tšau, me lähme ära.